Kas nüüd algas küll tööle? Tere hommikust! Tere hommikust! Mis me täna, Mariann, teeme? Täna me oleme surnuaias, nagu siit taustaks on näha. Ja osad lapsed on ka koolimajas tööd tegemas. Ja osad kusjuures on ka meie koostööpartneri Tiigikalda OÜ juures, kus siis on 3 poissi, kes läksid põllumajandusettevõttesse tööd tegema. Ja täna meie põhiline päev ongi siin surnuaias ja aitame teha hauaplatse korda ja aeda. Aga miks meie seda kaamerat käes peame hoidma? Tead, kui raske see on? Sellepärast, et meie kaameramees Christopheri täna kahjuks ei saa meiega siin olla ja siis meile anti ülesandeks, et me peame selle tänase päeva üles vlogima. Ja me saame olla vlogerid, ehk siis nagu see on mingi moodusõna. Saame olla nagu Maria Rannaväli või Marti Hallik näiteks. Ja üks Laura on ka kuskilt, mingi Laura. Victoria Villing on ka. Et neid on päris palju. Aga see kaamera on räigelt raske. Käsi on ma arvan, et meist edaspidi väga head vlogerid ei saa, aga vähemalt täna proovime. Et me saame testida ja põhjus, miks Christopher ei saa täna terve päev otsa teha videopäevikut, on see, et tema osaleb videokoolitusel, mida viib läbi üks pealinna poiss, Jürgen. Ja tema siis ülesandeks on malevlastega koostöös teha malevat reklaamiv siis klipp või video. Ja sellepärast siis Christopher poole päeva pealt läheb ennast koolitama. Mitte, et ta juba tark ei oleks, aga siis ikkagi ta peab sinna minema. Et teha veel paremaid videoid meile. Ja seal osalevad ka veel üks meie malevlane, on Käti-Liis ja teine on siis maleva väline noor, on Laura, kes siis, mitte see kuulus blogija ega vlogija Laura, vaid üks 3. Laura. Võt, tead, kui raske see on. Mis me teeme, Liis, praegu? Me teeme sellist tähtsat asja, et me korrastame malevlaste töölepinguid, ehk me vaatame, kas nad on korrektselt allkirjastatud ja kas kõik vajalikud andmed on olemas. Sest et teada värk on ju, et tööle asudes tuleb lugeda ära siis leping korralikult, see allkirjastada ja saada ka mõlemapoolne allkiri. Et nüüd me seda kontrollimegi. Nii et tööluusi me ei tee. Lihtsalt niisama siin ei istu, jah. Ja, et juba kommenteerite, et miks te siin autos istute ja sääskede eest varjus olete, aga tegelikult me ausõna teeme tööd. Sellist tööd, mida malevlased võib-olla arvavad tegelikult, et keegi, ma ei tea, keegi päkapik kuskil teeb. Aga tegelikult teeme seda mina ja Mariann. Kevin, kas ma näen praegu tööluusi? Miks see käru on siin seisab ja sul on kaamera käes? Ei, Mariann, sa ei näe praegu tööluusi. Mina olen millest haagas vägivaldselt kaamera. Krabasin. Teed on see probleem, et GoPro ei tööta, sest Christopher on selle ka ära. Aga palun hakka tööle. Ma hakkangi, Christopher võttis GoPro ära ja me tegime siin väikse lühida. Christopher, võta palun see kaamera nüüd enda kätte. Võtan selle kaamera sinu käest enda kätte. Pühalikult. Tublid poisid. Aitäh. Nii, meil on siin tühjus. Aga ämber on üksinda siin. Miks? Samal ajal, kui malevlased teevad tööd, lähme siit. Käivad kasvatajad shoppamas. Ja mida me ostsime? Me ostsime vett, hästi palju vett. Ja ostsime ka kommi, aga seda me ei ütle, kellele need kommid on. See on saladus praegu. See selgub jah, varsti. Meil oli palju tööriistusi. Nii, aga nüüd me hakkame laduma. Me teeme ka tööd. No nii, kell on saamas kohe 11 ja meil hakkab pihta videokoolitus. Aga on ainult üks osaline tulnud siia kohale. Ja 2 tükki on teadmata kadunud. Siin on tubli osaleja Christopher, kes on juba väga ärevil ja ootab. Aga meie otsime lapsi. Aga neid ei ole. Tulevadki. Igal juhul, sealt paistab keegi ja tulevad tegelikult mõlemad. Kuidas tundub, kas meie päev on päästetud? Yes! Jõuavad õigeks ajaks ja keegi ei hiline. Nii, me sõidame kooli juurde ja mulle tundub, et seal võib olla tegemist tööluusiga, aga ei pruugi. Ja... Ei, nad ikkagi teevad tööd.
läks hästi. Valehäire oli see praegu. Jah. Nii, Liis, meil on meie malevlastele üks tähtis jutt. Jah, meil on üks tähtis jutt. Nimelt, kellel on telefonid kaasas? Minul! Paluks võtke need välja, sest praegu on paus ja praegu te tohite neid kasutada. Minge meie töömaleva Facebooki gruppi. Otsige sealt üles postitus, mis räägib meie väljasõidust ja palun pange sinna kommentaarideks, kuhu te soovite väljasõidule minna. Sest kui teie ei otsusta, kuhu te tahate väljasõidule minna, siis loeb ainult see üks arvamus, mis praeguse seisuga seal on. Nii et palun avaldage oma arvamust, et me saaksime üheskoos otsustada, kuhu me läheme. Ja kui ainult meie otsustame, siis ei pruugi teile meeldida, nii et... Jah. Lähme Lindaga sõitma. Et selles mõttes palun pange sinna kommentaarideks ja pärast me ei taha kuulda teie pahameeld, et väljasõit oli nõme ja nõme sihtkoht ja mida veel. Et kui te arvamust ei avalda, siis me ei saa seda arvamust ka ju teada. Nii, Liis, sul oli üks mure, mis sa tahad südamelt ära saada. Jaa, mulle tundub, et ma olen telefonisõltlane. Aga mulle tundub, et see on suhteliselt õigustatud sellepärast, et meil on vaja ära otsustada töömalevlastega, kuhu me läheme väljasõidule. Ja kes on meie videopäevikuid varasemalt ka jälginud, siis tegelikult nad teavad, et töömalevas on selline minu arust üsna nagu lahe värk, et noored saavad ise otsustada, kuhu nad tahavad väljasõidule minna. See on pärast 10 tööpäeva, siis 11. malevapäev, kus noored saavad siis minna chillima, grillima, põhimõtteliselt hängata ja teha midagi lahedat. Eelmisel aastal me käisime kartidega sõitmas ja üle-eelmisel aastal me käisime paintballi mängimas ja ka enne seda on käidud karti sõitmas või siis paintballi, kuidagi need on sellised hästi nagu populaarsed ja nüüd me pausi ajal tegime neile siis ülesande, et nad peavad meie Facebooki grupis kommenteerima, et kuhu nad tahavad minna ja siis nüüd me hakkamegi tegema uhket hääletust. Ma võin siit korraks näidata, kes mida on pannud. Et, ja selline see värk ongi siis. Ja mulle tundub, et kõige populaarsem on kaardisõit. Ja. Nii et seekord jälle võib-olla. Lähme sinna. Ja keegi pakkus välja ka Läänemere peale või Tartu Airtoft Arena. Mis asi see on? Ei tea, võime välja uurida. Ja siis te võite meile subscribe'ida, kus on lahedad kardirajad Eestis. Et Põltsamaa on meile kõige lähemal, aga äkki on veel mõni lahe kardirada, millest meie midagi ei tea. Alla võib kommentaare jätta sinna video alla. Sinna alla, subscribe. Kuidas descriptionisse. Ja alla kommentaaridesse. Et siis, jah, just meie äkki tea kõiki neid lahedaid kardisõitmisvõimalusi. Okei. Vot, aga nüüd. Tšutsu Frey. No nii, meie nüüd juba 3. malevapäev on otsa saanud. Mis meil läks täna hästi või mis meil läks täiega valesti? Otseselt täiega valesti ei läinud meil midagi. Meil tööd saime tegelikult tehtud, mis meil vaja teha oli, arvan mina. Et me oleme selles mõttes graafikus ja isegi tööd jääb võib-olla natuke puudu. Et pigem see ongi halvasti või valesti, et noored töötavad liiga kiirelt ja töö kipub otsa saama, mis tähendabki siis seda, et noored selle tagajärjel kipuvad natukene luuslanki lööma ja logelema ja kõrvale viilima siis töö tegemisest. Et aga ärge muretsege, see probleem saab lahendatud. Sellega me tegeleme. Ja. Mis sina arvad, et läks hästi või halvasti? No ilm oli väga ilus täna ja sääsed küll sõid surnuaias, aga ei ole hullu. Et me just Marianniga arutasime, et võiks vihma sadada või siis äikest lüüa, et lööks selle õhu natukene selgemaks. Hästi palav ilm on olnud. Jah, et sellepärast me käisime ka Marianniga poes vett ostmas, et lapsed ei peaks vedeliku puuduse all kannatama. Aga mis me homme teeme? Sunnad. Jah, homne päev on täpselt samasugune nagu tänane, aga me oleme lihtsalt teiste noortega surnuaias või siis koolimaja juures, et noored vahetuvad, et oleks neil ka vaheldus rikkam. Vot,
et olge meie tegemistega kursis ja meiega te kohtute 25. uuesti, sest et siis on taas kasvatajate kord vlog üle võtta. Vlog üle võtta või siis kaamera üle võtta. Või siis mis iganes Instagram üle. Ei, YouTube, Christopheri YouTube'i kanali võtame me siis üle sellel päeval.